kui ta selle protsessimise ära teeb, mis võtab aega, siis ta protsessib need kõik kaamerate, sensorite, informatsioonid siia ilusti üheks kokku, võtame ja lähme deptiga ehk siis sügavusega, lähme põhja, et see oleks eriti hästi pildi peal näha. Nii, ja kus kohas on täielik maagia minu arust, on see, et me saame valida, mis osa pildist on fookuses ja milline mitte. Ma valin siit selle inimese või siis ma võtan siit kellegi tagant näiteks. Ja nagu me näeme, siis meil on võimalik valida see osa näiteks fookusesse, see osa näiteks fookusesse, ämblikmees näiteks fookusesse. Samalaadset tehnoloogiat on varem proovitud, aga nii efektiivselt mina ei ole seda näinud enne. Järgmine põnev asi on Color Pop, mis võtab selle sama asja, mis on fokusseeritud ja peaaegu perfektselt töötab. No välja arvatud mingid väiksed asjad siin taga, aga see on tegelikult päris äge kontsept. See ei ole valmis toode, nad ütlesid otse välja, et see tarkvara on veel prototüüp ja see on koos nüüd Adobe'ga välja töötatud. See, et need asjad toimiksid, on siis Nokia töötanud Lightroomi spetsiaalse versiooni välja, mis on päris äge ausalt öeldes. Mitte nad ei tee jälle mingit oma tarkvara, vaid võtavad nagu korraliku tootja ja Nokia 9 PureView'le me vaatasime otsa. Ma nii väga tahaks, et ma saaks öelda, et siin on midagi veel, millest rääkida, aga terve see ala on täis 5G-d ja kõiki muid asju, ehk siis niisugust suurt võrgutehnoloogiat, mis ma tean, et siin väga palju ei huvita. Igatahes meie kullakallite naabrite kõva bränd on tagasi ja on näha, et siin Nokia booth'is on tegelikult inimesi päris palju ja ka see mobiilide divisioon inimesi päriselt ka huvitab, kuidas Nokial läheb, seega Nokia tuli eelmine aasta tagasi ja see aasta me ootame veel kihvtimaid tegusid. Aitäh!